Riigieksami ülesanne aastast 2008. Teise osa 5. ülesande eest sai 10 punkti. Antud ülesandes saadakse lõpptulemuseks täisnurkne trapets. Joonestame koordinaat teljestikku. On väga oluline, et see oleks korrektselt tähistatud. Tähistame telgede positiivsed suunad nooltega ning sinna juurde kirjutame telgede tähised X ja Y. Oluline on tähistada ka koordinaatide alguspunkt tähega O ning mõlemal teljel ühe ühiku pikkus. Esimesena palutaksegi teha joonis. Teen joonise. Kanname teljestikku punkti A koordinaatidega -2 ja 2. Punktist A on joonestatud vektor koordinaatidega 6 ja 2. See tähendab nihet 6 ühikut paremale ning 2 ühikut ülesse. Vektori AB lõpp-punkt on B. Läbi punkti D koordinaatidega -3 ja -5 on joonestatud sirge DC, mis on paralleelne sirgega AB. Järelikult vektor AB on sirge DC sihivektor. Rakendame vektori AB punkti D. Nii saame teise punkti, mille abil joonestada sirge DC. Tähelepanu, see punkt ei ole punkt C. Ja joonestamegi sirge. Ning ühendame tipud A ja D. Meil puudub aga 4. tipp C. Kus ta asub, seda me ei tea, aga me teame, et alused on selle haaraga risti. Teisena tuleb leida sirgete DC ja BC võrrandid. DC võrrandi leian punkti D ja tema sihivektori AB abil ning kasutan sirge koostamise võrrandit punkti ja sihivektori abil. X -3 ehk siis X + 3 jagatud 6 on võrdne Y -5 jagatud 2. Kasutan võrdepõhiomadust ning pisut peast teisendamist. Saan 2x -6 y -24 on võrdne 0 ning jagan võrrandi läbi 2, kuna kõik kordajad on paaris arvud. Ja olengi saanud sirge DC võrrandi. Nüüd lähen sirge BC võrrandi leidmise juurde. Sirge BC võrrandit on võimalik leida punkti ja tema tõusu abil. Kuid tõusu me ei tea. Seejuures paneme tähele, et sirged BC ja DC on risti, mistõttu nende sirgete tõusude korrutis on võrdne -1. Kuid me ei tea ka DC tõusu. Selle saame arvutada sirge üldvõrrandist, kus jagame X kordaja 1 ja Y kordaja -3 omavahel ning võtame selle jagatise vastandarvu. DC tõus on 1/3 ning arvutame nüüd BC tõusu sirge DC tõusu abil. Asendame valemisse ja saame, et BC tõus on -3. Saan BC võrrandi. Y -4 võrdub -3 sulgudes X -4 ja korrastan, viin võrrandi üldkujule. Olen saanud BC võrrandi. Ja ülesanne on ilusasti üles ehitatud,
kui on meil nüüd DC ja BC võrrandid leitud, siis saame leida nende sirgete lõikepunkti C koordinaadid, kasutades saadud võrrandeid. Koostame nendest võrranditest võrrandisüsteemi. Ja antud süsteemi on hea lahendada liitmisvõtte abil. Esimest võrrandit korrutasin 3-ga ning teist -1-ga. Niiviisi võrrandite kokkuliites kaovad ära X-iga liikmed ning alles jääb lihtne lineaarvõrrand, millest Y on võrdne -2. X-i leidmiseks asendan saadud Y väärtuse esimesse võrrandisse ning saan, et X on võrdne 6-ga. C koordinaadid on 6 ja -2. Kannan punkti C ka joonisele ning ühendan tipud B ja C ning saan täisnurkse trapetsi viimase külje, see on meie haar, mis on risti mõlema alusega. Ning seega on meil lihtne arvutada ka trapetsi kõrgus, sest et täisnurkses kolmnurgas trapetsi kõrgus on võrdne alustega ristuva haara pikkusega, antud ülesandes haaraga BC. Niisiis, antud trapetsi kõrguse leidmiseks leiame punktide B ja C vahelise kauguse. Asendan punktide C ja B koordinaadid valemisse. Juure alla jääb meil 40, järelikult 4 tuleb välja, juure alt 2√10 ühikut on kõrgus ning C koordinaadid olid 6 ja -2. Aitäh!